Hei! Ahoi! Meil käib praegu kõva IT-teemaline maadlus siin. Me Mhm. oleme põhimõtteliselt laivis, aga me tuleme kohe veel klaarima pildiga kohe tagasi. Aga ma tahtsin teile teada anda, et me oleme siin. Jah, sest me, ühesõnaga, teeme niimoodi, et me teeme seda praegu siit niimoodi enam-vähem paralleelselt. Ja, Et natuke, me üritame, et nagu oleks parem, et siis te saate nagu äkki parema pildi. nii. Kuigi tegelikult, kui me saaks siia valgust juurde. Ühesõnaga, nagu te aru saate, produktsioon on väga professionaalne. Kohe näha, et meie peale on jäetud midagi ja siis on... Aga üldiselt, opsti, nii. Nii, ja võib-olla juhtub, et me saame sellega isegi täna hakkama. Jaa. Nagu näha, siis selles suhtes, et me oleme vähemalt 2 minutit küll maas, kuid sellegi poolest. Tead, ma moodsa tehnikaga ma praegu... Nii. Kuule, tegelikult niimoodi saab. Täitsa saab. Paneme niimoodi. Nõnda. No nii. Ideaalne. Ühesõnaga, tere kõigile. Tere kõigile, tõesti. Tõesti. Jah, ma loodan, et kõik tunnevad ennast sama hästi ja värskelt nagu me Kristeliga pärast pikka septembrit. Karsket septembrit ja ma usun, et see nädalavahetus on ilus nädalavahetus, millega juhatada sisse meie ülejäänud elu pärast septembrit. September 2017. Jah. Alustame see, nii-öelda nüüd, kui me oleme alustanud, siis alustame jutuga ka sellest, et teie siis kogu aeg võite kommenteerida ja rääkida meile, et me saaks teid omakorda kommenteerida. Kuidas teil läks see september? Me räägime samal ajal, kuidas meil läks see september. Võikski ütleme sellise sisse juhatava küsimusega näiteks. Küsida teilt kõigilt, et mis oli kõige raskem või kas üldse midagi rasket oli. Tervitame ka meie esimest liitujat Karina. Meil on siin tegelikult 21 neid juba. Me lihtsalt näeme. Esimene oli vist Karina Kukk, ole tänatud ja teised 21 ka kõik. Meil on väga hea meel, et te olete meiega liitunud. Näed, mul ruutle tuli. Mattias peaks ka siis hakkama. Samas ta kuuleb, tal on nagu raadio. Ja, laivis. Just. Aga räägi, alusta siis sina. Mis oli kõige raskem? Tegelikult, kui ma päris ausalt sulle ütlen, siis ma tahaks väga nagu öelda, et ma ületasin tohutuid raskusi nende kuuga, aga kuidagi ausalt öeldes vist asja võti oligi võib-olla selles, et väga palju nagu tohutult ei mõelnud iga päev sellele, et mis mul täna tegemata jääb selle tõttu, et mul on mingi piirang, ma olen võtnud mingi väljakutse. Kuidagi hästi loogiliselt ja loomulikult läks kuidagi see kuu ja ma ütlen ausalt, et tegelikult ei olnud isegi midagi rasket. Kuidas sul? Ma ütleks sama, et väljakutse või nagu sellises challenge jäi nagu isegi natuke lahjaks. Et nagu selles, et tõesti ei olnud nii tohutult raske. Nagu kõige raskem võib-olla oli see, et sõpradel oli nagu jube tore nagu aeg, et võtaks veits, jah, sa ju ei saa. Sul on see. Ja see on seegi see, et oleks nagu, et ärge nüüd umbes riigi, et ma ei saa ju juua. Või rohkem ei saa see, et jaa, ma ei saa juua või nagu, et ma ei taha juua, et ma teen seda enda pärast või nagu, et see on nagu okei, et ma nagu see ei ole kuidagi nagu ei näe Mattias näen ka. Ahoi, tere Mattias. Et see on nagu, ei ole nagu olnud selline piin. Et pigem oligi see, et kuidas seda nagu teistele selgeks teha, et see ei ole nii raske ja see ei ole nagu nii, see on hull asi ka. Mul näiteks oli eile õhtul oli selles mõttes, kui ma käisin ringvaates, siis ma seal ka uljalt hõiskasin välja, et nii kui 1. oktoobri kesköö või siis niimoodi esimene sekund saabub, siis ma võib-olla luban ühe aperatiivi omale. Ja siis ma eile kuidagi oli niimoodi, et see kellaaeg lähenes, istusime kodus. Oli elevus oli ka. Tohutu elevus. Need, kellel kaidet septembrit ette võetud ei olnud, need juba rahulikult niimoodi viivistasid natukene niimoodi kultuurselt. Ja siis, kui see kesköö kätte jõudis, siis oli niimoodi, et ma tõesti võtsin selle ühe õlle, eks ole, ja siis ma kuidagi see õlle maitse oli kuu ajaga muutunud põhimõtteliselt selliseks, nagu jooks sellist nagu õlut, millele on lisatud veidi piiritust. Mul nagu see alkoholi maitse tuli täiesti esile. Ja siis kuidagi, mis on salata nagu, isegi mingil hetkel nagu oli niimoodi, tegelikult ma isegi mõtlesin,
selle esimese lonkse ja mõtlesin, et ma ei tahaks seda õlut lõpuni juua. Sest see oli nii harjumatu, aga siis ma tundsin, et ma kuidagi olen kohustatud. Ma olen just kui kõigile lubanud, et ma 1. oktoobril joon ühe õlle. Ja mitte ainult sõprade ringis, vaid ka siis nagu ülejäänud Eestile lubasid, et ilmselt. Just, et tegelikult ühesõnaga jah, see jutupoint oli see, et tegelikult ei olnud üldse isu enam. Selline harjumus oli kadunud. Võt mul oli see, et kuna ma salvestan ühte saadet praegu suurt komöödiaõhtut, siis seal on ikka selline sissepühitsev selline väike selline šnaps, millest ma pidin siis terve septembrikuu ära ütlema, siis ma lõin niimoodi moe pärast kokku. Õnneks mul oli seal veel Nelelis Vaiksoo, kes lõi ka kaasa, siis me olime koos niimoodi, et meie joome jääme tubli. Ja siis täna peale salvestust või täna salvestuse ajal siis ikka lubasin endale ja ikka teistmoodi. Aga eile ma mõtlesin ka, et tuleb see 12 ja siis ma teen, aga kuna ma olin lapsehoidja rollis, siis ma proovisin hoopis väikest last magama saada. Et see läks nagu sinna. Vahepeal tere Timo, tšau. Tšau. Karita joob ikka veel õunamahla, selle asemel õunasiidrit usjuures. Normaalne. Aga tegelikult tõesti, et ei isuta, see isutamine, see läks väga kiiresti üle. Et äärmisel juhul oligi, kui keegi maitses või keegi jõi midagi sellist eksootilisemat või nagu sellist, mis nagu võib-olla selles suhtes nagu tekitas huvi, et põnev toode. Aga samas tutvusin uute toodetega mittealkohoolses maailmas, näiteks õunalimonaad. Need on siis, ma mäletan, need on vist Saaremaa õunasi, siidrit või ühesõnaga õunalimonaad rabarberiga, mega maitsev. See on selline punšjoogid, mis on alkohoolsed, aga need on nagu mittealkohoolsed ja need olid hästi maitsevad. Ühesõnaga sellised, et see kuu õpetaski nagu alternatiive leidma ikkagi. Kusjuures mina oskaksin soovitada täiesti, ma ei tea muidugi, kas me tohisin päris reklaami teha, aga ma võin öelda, et kes ütleme, on liikunud sinna suunda, et enam näiteks Eesti õllut ei joo, niisugused teadlikud õlletarbijad, siis ma isiklikult julgustaksin proovima kõiki alkoholivaba Saku originaali. See maitseb tõsiselt okeilt. See on niisugune hea. Jaa, see on niisugune väike point, et kes tunneb, et mõnikord tahaks näiteks lõunasöögi kõrvale võtta õlle Tartus laupäevasel päeval, siis jätke ostu tšekk alles. Siis esiteks muidugi jätke tšekk alles ja kui tšekki pole, siis jätke pudel lauda. Jaa. Võt, aga tegelikult see on jällegi, see käib ka kõik alternatiivide, sest et õllekultuuri kui selline on ju tegelikult täiesti nagu arvestatav kultuur. Juuaksegi ju maitse pärast, et see ei ole nagu see, et ma viina joon maitse pärast. Et nagu õllega ikka on see on tore teada, et on ka mingisugused alternatiivid, et sa ei pea ilmtingimata ennast täis tõmbama kuuspakist, et sa võidki nagu maitse pärast lõunasöögi kõrvale võtta midagi mõnusat. Et see nõus? Jaa. Nii, kes meil ütleb? Ruby ütleb, et täna ka veel ei joo. Väga hea. Pühapäev. Homme on tööpäev ja või koolipäev. Mis sul homme päev üldse? Sul on hakka nädalavahetus mida? Mul on homme sünnipäev. Päriselt või? Väga lahe. Kuidas tähistad? Ei teagi veel. Ma pole mõelnud selle peale. Ma mõtlesin, et võib-olla ei tähista enne kui 30 ette kukub, et siis on nagu siuke mõistlikum kohe. Võib-olla mitte alkoholiga siis homme. Tead, kui ma olin sinu ealine, siis... need head vanad. Siis need vanad ajad. Ma mõtlen, nii palju ma võiksin öelda enda mälestustest, et tegelikult ikkagi tasub alati tähistada. Sest et ega sul... Ega teist korda ei tule. Ega see teist korda täpselt nii vanad kui korraks, siis ei naistiti küsida. Ma võin öelda küll, ma saan 28. No võt. Mõne sa oled? Ma olen 28. Pikalt sa olid juba sellega tegelikult. Ma 28 olemisega. Ikkagi juba mõnda aega. Selge. No siis ikka oled vane. Ma juba korra mõtlesin, et...
aga jaa, ikkagi tähistama tegelikult peab, et ei maksa edasi lükata elus. Hea küll, eks ma siis midagi võtan ette, ma annan siis teada. Näed, Rubi ütleb, et plaate tahaks. Selleni jõuame ka üsna pea. Ja. See ei jää tulemata. Me peame nüüd muidugi välja mõtlema, et kuidas seda teha. Nii, Katre Tsetaioga oktoobris. Tegelikult ei ole üle 1,5 aasta tilkaga alkoholi. Väga hea. Katre, no nii pikalt, mis on olnud kõige raskem selle asja juures, siis see on ikka päris pikalt. Tegelikult mulle tundub, et Katre võib olla selline inimene, kellel ei ole üldse midagi keerulist selle asja juures. Mulle tundub, et võtan siit. Nii. Katrel on... Ma hakkan stalkima. See on klassikaline Facebooki stalkimine käib praegu. Nii, vaatame kohe siin. Katre on niisugune rõõmsameelne naisterahvas. Ma arvan, tal ei ole alkoholiga. Ei sügelegi nii väga. Aga Katre, oled oodatud ise kommenteerima. Me siin niimoodi tulistame uupi praegu. Just, seltskonnas ongi see, et ma atreks tegelikult natuke seda, et hästi palju tuli seda, et septembris ju et vett ju peab jooma. No see on ju loogiline. Me jõime terve septembri. Ma jõin väga palju vett. Avastasin endale, uuelt taasavastasin. Sidrunivee. Sidrunite vett ja natukene roosat Himalaja soola. See on mineraale ja asju. Pidavat olema väga hea. Mina tunnen küll ennast väga hästi. Kusjuures tõesti, see on veider asi on selle veega tegelikult. Mul oli natuke tõbine septembrikuu, kuidas mulle mõjus siis karstlus, jäin tõbiseks. Nohuseks ja kõhaseks läks see olukord. Just, mul oli sama asi, aga sel ajal viin ohjeldamatult vett ja sain aru, et ikkagi mõistlik toode. Väga mõistlik toode. Mis on kõigile kätte saada. Kusjuures kuulsin just, et kui kraanivett juua, siis torustik ajab veemolekulid natukene sassi. Ehk siis soovitatakse näiteks ära külmutada vesi korra kraanivesi ja siis lahti uuesti sulatada, et siis nagu ta saab oma molekuli struktuuri tagasi. Või siis 2 tundi lasta seista ja siis läbi keeta. Nii et midagi kõrva taha panna. Piia Sandra ütleb, et kogu kampaania võiks ju veel kesta, mitte septembriga lõppeda. Absoluutselt. See, et nii-öelda ametlikult me lõpetasime, ei tähenda absoluutselt seda, et te peaksite üleüldiselt lõpetama, jätkake samas. Mina arvan, selle kuuga ma sain, kui ma siin kuu alguses ütlesin, et mu eesmärk oli saada sellest, ütleme sellest, et natukene läks sinna, et siuke õhtune löögastav vein, et seda nagu välja saada. Ma julgen väita, et tegelikult selle vist harjutas välja. Et ei tulnud nagu seda, ei ole nagu praegu küll ei ole nagu seda, et tulnud nagu... Jaa, mul on samad mõljed. See ongi see harjumus, see tegelikult sama asi nagu tegelikult suitsetamisega, et kindlasti ei ole seda vaja millekski, aga kui sa oled endale mingi harjumuse kujundanud ja siis see kuidagi teed seda iseenesest. Ja tõesti, mul ka kuidagi vist nädala aega juba kadus see õhtune. Jah, et alguses ikka oli, sest ta on harjumus, ta on siuke rumal harjumus. Katre ütles, et lihtsalt sai ühelt maalt isu täis ja enam ei taha ka. Lapse sünd aitab tõesti, sest 1 kuu on ju üks asi, aga siis ju lausa kindlalt 9 kuud ja tegelikult peale seda ka ju veel ju ilmet. Nii, Sipsti. Kilistab sulle. Ma pean ära panema. Kati, ma praegu ei saa sinuga rääkida. Tundub, et ülekanne meil käib veel jätkuvalt. Käib, kõik on hästi. Ehk siis ja millega sa siis, kui sa ei tegelenud siis just alkoholi joomisega, siis kuidas sa oma aega sisustasid? Kas oli nagu mingisuguseid muid tegevusi nagu, et kusjuures ma ütlen ausalt, ega otseselt mul ka varem midagi sellepärast tegemata otseselt ei jäänud, et ma vahepeal alkoholi tarbisin, aga üks asi on küll see, et see võib kõlada natuke imelikult, aga kui sa nagu ei joo alkoholi üldse, siis on nagu üks asi, mis lisandub, on see, et sa oled võimeline kogu aeg autoga sõitma. Tegelikult on see, et näiteks mis iganes, lubasid õhtul väikse mingi joogi,
ja sõber helistab, et kuule, tuleb lihtsalt bussijaama vastu mulle. Ma ei saa, ma olen juba õlut joonud. Aga sellega on tõesti nagu reaalselt väga oluline asi. Jah, kaine ja vastutusrikas juht on alati hea olla. Väga nõus. Väga nõus. Raske on sellega mitte nõustuda. See on üks neist asjadest. Ma vahepeal vaatan siit kõrvalt veel kommentaare meil, kes meil siin kirjutab. Nii Katrile üsnaga soovime sulle jõudu lapse kasvatamisel. Jätkuvalt kainet joont. Väga tubli. Eeskuju. Ja ootame ikka veel teie kommentaare ja küsimusi. Küsige muidugi, küsige ka meilt midagi. Küsige hea, praegu on, kuna meid on ainult 35, ehk siis mitte me ei ole televisioonis, vaid meil on siuke väike oma vestlusring, siis ma võin öelda, et ma arvan, et me oleme võib-olla pigem isegi natuke avameelsemad kui võib-olla televisioonis. Pia Sandra ütleski siin kohe, lapse sünd aitab väga kaasa. Mul oli abiks ka see, et aasta aega töötasin Shootersis. See võib ka seda teha. Ma olen isegi olnud paari leti taga tööl ja ausalt öeldes hindan väga baarmenide ja baaridaamide tööd. See on seiklus igasse õhtusse. Ja. Mul tulevad ka meelde enda kelneri ajad kunagised. Sa tahad kelner? Ma olen töötanud cateringi firmas, pulmades ja niimoodi käinud cateringi tegemas. Et siis... Oli siis palju seda släppi ja peremees? Peremeest oli ka, peremeest viskas ka vahele. Aga tegelikult ikkagi see on kõige põllim ongi see, et kui sa ise oled töötõttu kaine, sõidad autoga pärast, eks ole, sõidad bussiga linna ja oled töölaine, siis on väga pull vaadata, kuidas õhtu jaguneb vöönditeks. Kuidas inimesed üha rohkem hakkavad endale lubama ja ise on seda pull vaadata nagu kainele kõrvalt. Ja siis sa registreerid selle kõik ära, aga see minetamine alkoholi abil, taktitunne ja kõik muu säärane. Nii, me pidime veel midagi rääkima. Mina võisin, ma räägin seda, et mina hakkasin näiteks rohkem trenni tegema jälle, sest mul vahepeal jäi see soiku ja ringvaates ka ma üritasin nii palju juttu ühte pisikesse minutisse ära mahutada, et Marko lõikas mu lihtsalt maha, mis oli temast väga õige. Aga mis ma üritasin öelda oli see, et jah, et ma leidsin nagu trenni juurde tee tagasi, sest kuidagi nagu energiat oli rohkem. Ma ei tea, kas see oli lihtsalt sellest, et endal oli tahtmist rohkem või on nagu see... Aga mis värk selle maksanäitajaga nüüd siis oli ikkagi, tuleme tagasi? Tekib küsimus, on ju. See tekib tõesti, aga arst ise ütles ka, et see võib olla ka kehal see olukord, et oota, mis nüüd, et ennem ju oli nagu veits seda, aga nüüd nagu ei ole. Ehk ma arvan, et ta oli nagu veits lihtsalt segaduses. Et tegelikult ma arvan, et on kõik hästi. Muidugi ma saan aru, kuidas see mõjuda võib nagu paberil. Et kuu aega ei jäänud ja maks on hulle nagu huvitav. Aga jah, tegelikult doktor Põllu jutust jäi mulle veel üks asi kõlama, mis tegelikult minu jaoks võib-olla ongi kõige sellisem mõjusam argument, miks septembris ei joo võiks saada traditsiooniks mul näiteks iga-aastaseks, on see, et isegi kui sa mingi perioodi vältel suhteliselt regulaarselt alkoholi tarbid, kui sa annad oma maksale kuu, tegelikult vist paremal juhul küll 2 kuud isegi annad puhkust, siis tegelikult on võimeline maks kõiki oma rakke ise taastama. Ehk et isegi need inimesed, kes on loevad ennast napsitajateks, siis neil inimestel on ka tegelikult, kui nad teevad aeg-ajalt näiteks 2-kuuse pausi, siis tegelikult suures plaanis ei ole see isegi nii laastav. Et selles mõttes ma arvan, maks on tore sõber, keda omada elu. See on pigem ei taha tülli minna. Ei ole mõtet maksiga, ei ole mõtet ega maksaga. Jah. Anita küsib, huvitaks lihtsalt, et kui suured alkoholitarbijad enne kampaaniat üldse olite? Ma arvan, et meie tervise näitajadki näitasid seda, et ega tegelikult väga suured alkoholitarbijad me tegelikult olla ei saanud, et näitajad olid head, ehk siis kehad ei olnud nagu alkoholist laastatud, ehk siis ei olnud nagu, ma arvan, et lihtsalt nagu enda arvates ma arvan, et võib-olla läks seal nagu, võib-olla tõesti see õhtune siuke vein, väike vein
oli nagu natuke liiga tihe juba, et see tundus jah selline nagu, et muud moodi nagu ei saa löögastuda või kuidagi selline mingisugune vale arusaam elust oli tekkinud, et kuidagi vein on selline liberada, ütleme. No tegelikult ju õlle ka, kui see juba maitse pärast, no vein on ka pigem selline, et maitse pärast võib-olla juba natukene. Nojah, ma otseselt vist ei tea päriselt kedagi viina või maitse pärast nii väga jooks. Tõesti, või ei olnud kordagi selle septembri jooksul, et huvitav, kas poes alkovaba tekiilat on? Lubedalt tahaks tunda seda maitset. Just. Ja mul oli ka selles mõttes, kui nüüd Anita küsis, et kui suur tarbija näiteks mina olin, siis ma ei ole ka nagu kunagi piiranud otseselt oma alkoholi tarbimist, sest et ma ei tunne, et selleks oleks vajadus, et mul oleks kuidagi mingi asjad tegemata jäänud seetõttu, et ma alkoholi tarbin. Aga jah, võib-olla pigem just see point, millest ma just enne siin rääkisin, et isegi kui ta ei ole suur tarbija, siis tegelikult mingi kahju ikkagi tervisele tuleb ja tausust. Ainukene oli ka Põllu ja jutt, ainukene alkohol, millel on natukenegi mingisugust positiivset mõju, on väga tummine kuiv punane vein, milles on antioksidante. Aga ka see on täpselt jälle niimoodi, et tuleb ikkagi osata doseerida, eks ole. Ja eks ole, viinasokk aitab ju ka. Aga niimoodi seestpidise kasutamine. Just. Kunagi üks mu sõber rääkis, kuidas tema nagu harrastab viinaga hõõrumist selline nagu teraapia vorm, et ta manustab viina ja siis pärast pudeliga hõõrub nagu seda kohta, mis valukab. Et siis pidi paremaks minema. See on juba mingi rituaalne selline, võiks öelda, et kas natukene placebo efekt. Samas, tegelikult isegi kui sul näiteks midagi valutab ja sa ikkagi väga purju ennast teod, siis läheb ega väga ei valuta pärast seda. Et selles mõttes ma arvan jumala mõistlik, ei soovitaks kuidagi tohutult hakata viljelema seda, aga võib toimida. Pigem jah, ikkagi kui on valus, siis olenemalt valust varsti juurde minna või siis lihtsalt puhata natukene või panna jääd peale et võimaks. Just. Kuule, aga äkki sa tahtsid ikkagi, ma vaatan siin, meil number kasvab kogu aeg, inimesed on ärevil, me siin pajatame oma heietusi. Mattias läks närvide esitluses. Märatseb. Et inimesed on ootel, kas äkki sa tahtsid selle loosimisega otsa lahti teha? Me võime teha, aga ennem räägime natuke, mis me välja loosime, mis sina välja siis loosisid? No mina muidugi, mis ma siin ikka muud, kui ikka oma aastalõpu kontserdi pileteid. Ja sekka viskan niimoodi, et oleks asi oleks kindel, viskan mõne plaaniga. No, et lood oleks peas selleks ajaks. Just. See on siis, ja kuidas sa, mis kuupäeval see on? Nendele, kes ei võida, nad saaks ikkagi. Jaa, promo peab käima tegelikult ikkagi 29. detsember, see on aasta viimane reede. Siis ma loodan, et teil ei ole veel plaane tehtud, siis tulge Suurhalli. Ja ma arvan, et tõenäoliselt on tegemist ühe Eesti artisti mõttes ühe suurima ettevõtmisega, mis kontserdi mõttes on ju ette võetud. Ma julgeks arvata, et viimasel ajal vast küll. Ja, nii et oleme suure tüki ette võtnud ja... No ma arvan, et selline tükk kindlasti väärib tasustamist siis selle näol, et inimesed tuleb kohale. See oleks tore küll. See oleks küll meil peamine eesmärk, et tegelikult on enda isi ka tore mängida pilli, aga eriti kihvt on, kui ikkagi rahvast tuleb ka, siis on väga lahe. Ma kujutan ette, et see võib päris tore tunne olla. On isegi kogetud seda. Sa tuled üldse või aasta lõpus? No ma tahaks loota küll, et tulen. Ma pean listisu. Pluss 1. Tavai. Maitu. Ja tõesti hea meelega tuleks. Ja siis ma panen üsnaga teid ka listi, kes te siin osutute siis meil siin õnnelikuks võitjateks. Mul oli alguses plaanis niimoodi, et ma annan nagu kokku 4 plaati, ehk siis nagu nii-öelda 2x2 plaati ja siis nagu kummalegi inimesele veel 2 piletit. Aga vaatame, võib-olla kui meil väga hoogu lähme, siis äkki viskame veel juurde sekka. Vaata, sest teda. Ma ei tea, no sõltub muidugi, kui käest ära kui head lapsed te olete.
No minul on selline asi, et meil on oktoobris, alguses ma mõtlesin, et ma ei oska kuskile kutsuda inimesi, aga tuleb välja, et oktoobri lõpus 30, 31 ja 1. november on Rein Rannapi kirjutatud rock-ooper Nordea kontserdi. Nimeline? Mitte nimeline. Mis nimega see on? Nimeks on siis Nurjatu saar. Nurjatu saar. Mille esiettekanne oli selle aasta juulikuus Saaremaa ooperipäevadel, aga otsustati, et ju siis oli hea. Ma olen seda, kõik rääkisid sellest. Oli jah. Sulle räägiti ka kohe. Kõik tänavad kihasid sellest, kuidas, mis toimub seal. Ma nägin seda telki, kus te seda tegite. Oi, see oli ju massive. See oli massive. Ja väga tore tükk on. Ma arvan, et kindlasti jälle, kes ei võida. Minul on vist üks piletipakett siis, et üks niimoodi, et sõbrale pilet ja saad sõbra kaasa võtta. Ühesõnaga niimoodi. Siis ei ole vaata minu teha seda kõike, eks ole. Sul on natukene vabamad käed. Mul on jäänud tunne, et niimoodi autorikontsert, eks ole. Ja loosin ka välja, kuna ka päris oma plaati mul ei ole, et ma olen selline, ütleme nii, teiste töö pealt panen. Küllap ma ükskord õpin, ma panen praegu nippe kõrva taha. Mõtle, sa saaksid ju välja loosida kõikide nende artistide plaadid, kellega sa oled koostööd teinud. Näiteks mingi 25 plaati. 25, ja ongi pakett 25. Just. Seal kõik kartuunisinglid, seal Sierra Black, siis Elliot Nessiga tegite just loo. Jah, mingi kuulake Elliot Nessi, ma ilmselt jagan seda ise ka. No jah, aga loosin välja, ma arvan, et panen 3 Avoid Dave'i viimast plaati ja Avoid Dave on siis selline elektrooniline muusikabänd, milles ma kaasa olen. Väga hea bänd. Me tean, et väga hea bänd on meil. Väga hea plaat tuli meil ka. Kui ise ei kiida, siis ega ei maksa arvata. No kes see teine? Just. Ja võitmine käib siis niimoodi, et kes on meie tiimidega siis liitunud, ehk siis Karla vaatab oma tiimi liikmetest ja mina oma tiimi liikmetest. Valime siis välja. Ma arvan, et tuleb teha lege, ütle stopp ja siis see on kõige lihtsam. Ma olen nõus. Tegelikult ma mõtlesin niimoodi, äkki muudame asja hästi keeruliseks. Näiteks ma praegu võtsin lahti septembris EO Facebooki lehe. Ma tean, et siin käib ju ka veel selline pildi jagamise loos. Ja ma tean, et ühe näiteks inimese võiks vabalt võtta kohe siit. Ma vaatan, et sul on siin inimesed on tohututes kogustes jaganud seda sama postitust, kus sa lõikad siis välja Avoid Dave'i plaadid ja Nurjatu saare. Ja seal postituse alt siis või? Ja mõte nüüd oleks niimoodi teha, ma teed selle pildi lahti kohe. Ja ma võin sulle öelda. No ta ei taha sul tulla lahti. Ma võin sulle öelda niimoodi, sellist asja. Mul on volitus öelda, et seda on jagatud 36 korda. Siin on 69 laiki ja kõik need inimesed on ka kommenteerinud siia, et nad on selle ära jaganud. Nii et teeme sealt, selle paketi sealt. Ma võiksin olla sinu nii-öelda assistent ja aidata sul siis välja loosida nende inimeste vahel, kes on siin jaganud. Jah, teemegi, see tundub kõige ausam. Ma ütlen niimoodi, et ütle näiteks üks number, ütle näiteks, ma kõrin siit ühe kohale, võtan siit suvalise koha, sa ütle üks number näiteks 1-5 ja siis ma ütlen, et näiteks siit sellest inimesest ma loen selle numbri, mis sa ütled, loen üles poole. Okei. Nii. 1-5 ütlen numbri, jah? No ütle. Ma ütlen tubli koolipoisi 3. Nii, 1, 2, 3. Ja ma võin öelda, et Avoid Dave'i plaadi ja Nurjatu saare piletid võitis Tatjana Naja. Väga vabandame, et me ei oska rääkida. Meil on tõesti, me ei ole jõudnud kõikide nimest läbi harjutada, aga Tatjana, ma näitan ainult tema nime. Tatjana, kui see oled sina. See tuli sul, see nime näitame
tõesti veel. Ma isikukaitse seaduse järgi ma ei tohi vist niimoodi kohe teise inimese nägu. Nii, ühesõnaga, Tatjana, sa siis võitsid 2 Avoid TV plaati endale ja oma sõbrale, ise vabalt valitud sõbrale ja 2 piletit siis endale, ehk siis endale pileti ja oma sõbrale pileti Nurjatusaare etendusele, vabalt valitud kuupäeva. Kuule, aga mis sa nagu arvad sellest, keegi ütleb, et heli on ees videopildist umbes 5 sekundit. Siis me võime teha niimoodi näiteks, et jah, liigutan natuke vahele suud ka. Sa mõtled, et kui sa nagu või siis niimoodi, et 5 sekundit teeme ilma helita ja siis hakkame meile rääkima, et siis nagu see heli jõuab järgi. Või siis niimoodi, et saaks kuidagi heli äkki varem ette öelda ja siis alles pärast suud liigutada. Näiteks niimoodi. Loosime välja uue inimese. Hea mõte. Kas see toimis? Meil endal on küll väga naljakas, väga piinlik on vaadata. Ei, ma arvan, et see on hea. Nii, esimene võitja on siis välja loositud. Ma arvan, et sealt sellest ürituselt võib ühe inimese veel välja loosida, kellel ühe plaadi näiteks. Tahad, ma võtan selle sinu Team Kristeri lahti? Tee, jah. Nii, vaatame siis. Ja siis paneme ühe plaadi peale ühele inimesele veel. Ma teen nõnda. Teeme ära. Team Krister. Vahepeal on meil äkki küsimusi tulnud. Võita, seda me just rääkisime. No just. Ega ei olegi väga küsimusi. Ütle mulle, kas sa niisugust asja ei tahaks teha, et need inimesed, ainult need inimesed võidavad, kes praegu video ka vaatavad. Sest et tegelikult need inimesed ju, need kõik 30 inimesed, kes praegu vaatavad, tegelikult ju võiks neile nii-öelda tunnustada selle eest, et nad püsivad siin meie pika ja lohiseva lõbusa satiiri teeme niimoodi, et nende inimeste vahelt tuleb selline Avoid TV plaat ja sinu plaat, selline plaat. Jaa. Et selline, et nagu... Võib. Lõpuks on see auhinnapakett nii keeruline, et keegi ei saa enam üldse aru, mis toimub, aga me saame ainult järgi vaadata, mis me täpselt välja lubasime. Täpselt. Nii, aga nüüd mul on see sinu event lahti siin. Ja paneme ühe plaadi veel. Kristel. Nii, ma vaatan konkurendid. Me pidime seda ka vaatama, kas keegi võitis. Kes võitis? Palju sul oli? Ma vaatan, sul on sinu evendil käis 1,6 tuhat pluss 369. Interested. On interested. Ei, jääb meelde. Ma arvan, et jääb meelde, et ma... Nii, ja kui ma vaatan praegu, kui ma vaatan nüüd enda eventi. Mul on suhteliselt kindel tunne. Nii. No üldiselt numbrid on ilusad selles mõttes, 1,6 tuhat on juba päris äge. 1,6 on kindlalt väga ilus. Ja niimoodi. Nii, läksin mööda. Ja 2,5 ma sain peaaegu tonniga pähe. Üldiselt Tiim Karl-Erik, ma olen uhke teie üle. Aitüma. Ega mina ka vähem uhke, aga ma olen kõik nende üle uhked, kes minuga koos selle vastu võtsid selle challenge'i. Palju õnne? Oli rõõm. Väga rõõmus oli. Oli õnn, oli rõõm, oli naer, oli nutt. Sellel. Jah, ilmselt nii pea meie ühistplaati välja. Kolläbi ma veel ka ei aistnud praegu sellest sooritusest, aga tegelikult ei, meil on aega harjutada rahul. Jaa. Nii. Läksid tagasi. Sa võtad, ma olen sinu peisil tagasi. Kõik ei tahab mulle, mõni telefonifirma tahab sponsoreerida mind uue telefoni, kes võtke ühendust karlerik@karl.tookart.com. Nii. Ja no siin on nüüd kõik need inimesed, eks ole, kes meil siin on. Going list, 1600 inimest. Ja nüüd ma hakkan siin, eks ole, neid kerima, eks ole, niimoodi. Teeme niimoodi, kuna neid inimesi on nii palju, siis sa ütle lihtsalt stopp ühel hetkel. Ja ma siin kerin praegu, ilgelt kerin, hästi, muudkui. Seymour. Nii, ma võin öelda Tarmo Silla. Tarmo Silla. Sa oled võitnud Kristeli piletid ja plaadi. Kas peaks äkki üles kirjutama? Ma arvan küll, nii. Ma muidugi ma ei saa pärast alati seda järgi vaadata, aga... Oota, sa täida õieti aega. Nii.
Just. Kirjutame üles, ma vaatan, et nii. Ei tea mul meelest kuigi... Anita Holov ütleb, et see meie meetod on väga hea. Tundub, et ta arvamust omal ka. Seal soolas. Ta vist tahab, et nendel kommenteerijate vahel meil tuleks see duubelpakett, 2 plaadi pakett ka nagu välja loosimisele. Ma arvan, et selle üle võis tal hea meel olla. Igades, Tarmo Silla. Tarmo Silla on niuke mees, kes stiilselt kaabuga oma profiilipildil rokib ja varsti rokib kodus juba Avoid TV plaadid saatel. Äkki hakkab meeldima. Nii. Ja... Panin, jah. Aga sinu omad on ju välja loosimata. Just. Ja nüüd ole hea, pane kirja seal ka meie esimese võitja nimi. Ja, Tatjana. Just. No, ma leian sealt üles. Leiame üles Tatjana ka. Nii. Aga üldiselt ma võtan jälle septembris ei joo lehe lahti. Võtame hopsti. Nii, ja me... Kuniks sa otsid. Mul on veel üks teema puudutada. Aga võib-olla räägime seda pärast. Nii. Ma olen väga põnev. Võt. Teema siis selles, et selle mitte joomisega sai ju ka veidi raha säästetud. Tõsi? Ma ei teagi, kui suur see summa on. Ma arvan, et see kokkulöömised olekavad hiljem. Aga otsustasime meie, sina vist ka on ju? Jaa, kirjutan alla. Et summa, mis meil üle jäi alkoholi mitte ostmisest, annetame me mõnele heategevusele. Just. Ja ma siis kulutaks enda välja. Jaa. Mina annetan summakise. Suur või väike, vahet ei ole. Aga summakise annetan sellisele organisatsioonile nagu Unistuste päev. Teevad toredaid asju ja ma arvan, et see raha võib nendele täitsa marjaks kuluda. Kingi ühele väikesele lapsele ilus päev. Ja, nad on väga kihtid vabad. Ja teevad oma asja südamega ja hästi, et väga hea valik. Ja, nii, ja siis nagu 160 laiki ja 69 share'i. Ma täpselt nagu poolega kõigest maassus. Aga samas, eks sa oled kauem teinud ka seda kõike. Seda Facebooki värki. Jah. Nii siis ütle siis, teeme sama metoodiga. On ju? Jaa. Ehk siis ütle stopp ja sellest, mis number üles? No ma ütlen siis, näiteks 1. 1 inimene üles. Nonii. Sa praegu loosid, jah? Ma praegu päristan siin. Nüüd stopp ütleme. Ütle jah, midagi. Stopp. Juta Lehiste. Juta Lehiste. Ma siis proovin ka niimoodi, et ma... tegin sama vea, mis sina. Juta Lehiste. Jaa. Sina võitsid, mis sina võitsid? Juta Lehiste võitis vaatame siis kohe ilmselgelt 2 Karl-Erik Taukari plaati. Ja 2 piletit 29.12 kontserdile. Juta, ma väga loodan, et sa teed tulla. Panen selle ka kirja. Paneme kirja, Juta Lehiste. Mulle see kõlav nimi, Juta Lehiste. On ju hea nimi. Juta Lehiste, väga lahe. Ja eestikeelse teksti luges sisse Juta Lehiste. Pärast äkki ongi. Vabalt. Nii, aga võtame sealt evendilt ka, eks ole, ühe inimese. Ma vahepeal räägin sellest ka, kuhu siis mina oma küll, see summa ei ole küll tohutu suur, aga ma usun, et ära vast ikkagi sellest ei öelda. Iga pisku aitab. Nii et ma arvan ka, et kõik need, kes tahavad heategevust teha, siis alati ei pea see summa olema 1000 eurot, vaid võib ju alustada väiksemast numbrist ja ma olen abiks on see ikka. Ja minu selline, kuidas öelda, tegelikult üks organisatsioon, millele ma olen juba pikka aega kaasa elanud ja kes teevad oma asja mitte ainult südamega, aga ka professionaalselt ja hästi on SOS Lasteküla. Ja kuigi see on tõesti väga suur selline ettevõtmine. Lausa terve küla ju. Just, ja neid on ju lausa mitu tükki. Nii et
Nii et, aga ma arvan, et see väikene selline kübekene vast ikka kulub kuskil ära. Väga hea. Nii et nii on. See on väga hea. Nii et kõik, kes tegid kaasa ja kellel on tunne, et tegelikult ei oleks ju midagi anda natukene. Valige välja ka mõni heategevuskohake, mis võib-olla ei ütleks teie annetusest ära, olgu see nii suur või väike kui tahes. Ma siis ka niimoodi Seymour teen niimoodi ja siis juba siis... Tegelikult tead, mis? Tegelikult tead. Loosime ikkagi need teised 2 plaati ikkagi pildi alt. Sest et tegelikult ikkagi, ma arvan ikkagi seda peaks tunnustama tegelikult, et ikkagi inimene viitsis jagada ja viitsis mässata. Et ma ikkagi arvan, et paneme see pildi alla ikkagi. No okei, ma nüüd, eks ole, selle leebusega, vaata, see on ikkagi jääb sinna... Moodne tehnika. Moodne tehnika. Näe, siin ta ongi seesama, eks? Ja, just. Ja teeme siis samamoodi, valisa nii kaua välja, mis see... No ma vaatan, kas ma saan selle lahti. See on nii kaua vali välja, et kuidas mis see number on? Nii. Mille alusel... Ma arvan, teeme näiteks 7 alla. Teeme 7 ühest nimest alla. Tundub, et see võiks olla äkki. Väga, toika, teeme nii. Ma vaatan, et mul oleks kõik kommentaarid lahti. Ja ütle stopp, kui sa oled valmis. Ja stopp. 7 alla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja Vaike Urban. Vaike Urban. Keith Urbani sugulane. Ilmselt. Nii, Vaike Urban. Tegelikult kõik, kes tahavad, saavad nii. Seda küll, jah. Muidugi. Vaike Urban. Vaike Urban. Sina võitsid ka. Mis sina võitsid? Vaike võitis täpselt samamoodi nagu Juta. Võitis siis 2 plaati ja 2 piletit. No sellepärast oligi sul rohkem osalejad, sul oli suuremad lubadused. Lihtsalt ostsin ära, valimiste aeg. Lihtsalt ostsin inimesed ära. No tegelikult see on aus. No selles mõttes, et kui teha, nii on kombeks. Kui teha, siis nii, et on tehtud. Mul on 2 niisugust traditsioonilise Eesti nimega neiut. On Juta ja Vaike. Ja ma väga loodan teid siis suurelis näha esireas. Jah, aga sa paned nendele teed niimoodi ruudukesed maha, kus nad saavad seista. Ma panen lehe A4 peale, kirjutan Juta ja Vaike. Et siis kui koos tulete, siis ma loodan, et see leht siis jääb sinna alles. Me loodame lihtsalt, et teised austavad seda lehte, sest see on Karleriku enda tehtud. Just. Oma kätekestega. Just. Nii, kui vaatan, et hakkab meil juba 3 tundi täis saama. Võib-olla on... Ma tahaksin omalt poolt tänada kõiki need inimesi, kes sul siiamaani viitsinud vaadata. Oma tubli 20 on neid kindlasti. Ja just 22 inimest, aga mis sa enam ikka vaatad? Kõik asjad on välja loositud. Kõik on loositud, kõik on räägitud. Me pidime ju loosima veel nende kommenteerijate vahel siin, kes anname siuke 40 sekundit, need, kes vaatavad ja tahavad võita Avoid Dave'i ja Karl-Eriku plaati duubelpaketina. Ühele inimesele loosime siit kommentaariumist välja, nii et kommenteerige kiirelt ära, tahan või yes või vägev. Põhimõtteliselt teemegi lihtsalt asja lihtsaks. Kes kirjutab esimesena nii, hopsti, kes meil siin Helina Lehes on meiega, kirjutab siin. Ma arvan, see võiks ikkagi mingi küsimus olla. See võiks olla mingi küsimus, millele peab õigesti vastama. Mul on üks siin palju väiksem kui teine. Nii, okei. Ta hea tegelikult, et me see laivi tegime, eks. Saab endaga ka korvada. Endagi teada. Nii. Jaa, võiks küsida midagi, tõesti. Mina näiteks küsiks midagi, mida ma näiteks tean sinu kohta ja... No, aga see läheb ju ühesõnaga mõlemale küsimusele peab vastama. Just. Õigesti, ehk siis... Aga ma ei oska midagi küsida. Ma küsin Kristeli kohta ise siis. Mis oli selle loo nimi, millega Kristel koos kartuuniga Eesti Laulu käis? See on hea küsimus. See on väga hea küsimus. Ma isegi ei mäleta. Nii, kes esimesena tulistab?
Oota, aga see peab oskama, et ma pean ka küsimuse ära küsima. Ja siis ta peab vastama nii ühele kui ka teisele küsimusele korraga. Niimoodi, jah. Kas sa saad aru, jah? Kas sa saad aru? Mul saab kohe ahku saab. Tead, ma olen juba seda vusserd, seda juba teavad kõik. Nii, see tahan, see nüüd jah, me tegime reeglid ümber, sest et noh... Tahan. Väga hea, siis hoidke... See on tore, hoidke konksu otsast peab käima teid mõelda. Jaa, nii. Ehk siis kartuuni lugu... On ju. Oota, sinu mõte on see, et nad ütlevad selle küsimusele vastavad õigesti ja siis veel peavad mingile muule. Jaa, ja sinu kohta. Ei, I remember you ei olnud ju... Kui sa ei taha, siis sa ei pea vastama ja sa ei pea saama. Jaa, okei, chill. Täitsa laadna. See esimene küsimus. Mis looga käisin ma kartuuniga Eesti Laulul võistlemas? Lugu... nii. Ja siis, mis aastal osales Karl-Erik Superstari saates? Kas sa isegi mäletad? Jaa, mäletan. Ehk siis, kui need 2 küsimust saavad vastatud, siis me kingime midagi. Jah, need plaadid. Jah. Mina panen omapoolt 1 plaadi ja 1 pileti. Väga hea. Mul ei ole ka niimoodi päris kohe vändlast ei tule. Aga 1 ikkagi saab. 1 ikkagi saab, okei. Ma teen läbirääkimised. Äkki ma saan ka 1 pileti veel? Sa pead rannapile helistama selleks või? No ma vaatasin. Nii. Aga ongi nii. Ongi olemas. Ja... Jep. Ma ei oska, Jaak, ma ei oska. Ma arvan, et on see Jaak? Jaak näed, 99. aastal. 99. aastal. Ma väga tänan. Mõne aastaga eksisid. Ma väga võtan selle komplimendina siis seda, et just kui et ma olen väga staažikas juba. Aga tõesti, me saime võidu... Jaak Mirk. Sa võitsid siis Karl-Eeriku plaadi, Avoid Dave plaadi, Karl-Eeriku 29.12 kontserdile pileti, 1 pileti ja läbirääkimiste ajal selgub, kas ka Nurjatusaare 1 pileti. Kas on nüüd hea meel, Jaak? Jaak, ütle nüüd ausalt. Kas läheb? No, nii kaua, kuni Jaak vastab, ülitore kuu oli. Mul oli väga hea meel, et ma sain selle toreda härrasmehega ühel plakatil olla, teha midagi toredat. Jah. Ma arvan ka. Ja tegelikult siin kommentaariumis juba tegelikult tuli väga õige mõte välja, et see võib-olla ongi hea tõuge selleks, et muuta mõtteviisi ja kui näiteks tekkis mõni inimene nüüd juurde, kes näiteks otsustas, et tal polegi enam alkoholiga midagi elus teha, siis ma arvan, sellest võikski eeskuju võtta selles mõttes, et tegelikult... Jah, siis see kuu aeg on täpselt selline, et võib-olla saadki aru, et tegelikult ei tahagi enam, sest et mõnikord ei olegi vaja rohkemat kui lihtsalt seda, et korraks võtad vastu otsuse, et ma piiran ennast natukene. Mõni piirang on lubatud endal elus. Nõus. Aga teie olge toredad, joonistage, kirjutage meile ikka. Ja ma arvan, et need eventid ja see grupp või see Facebook page ilmselt ei kao kuskile, ma loodan. Nii et mõne aja saate siin veel oma kogemusi ja oma ideid ja oma stories'id jagada. Tegelikult oleks väga tore näha, kuidas teil üldse see kuu läks, et võib-olla saate page'i alla teha positiivselt, kuidas teil läks ja mida te õppisite. Sest et see, mida me 2 ahvisin õppisime, ei pruugi olla pooltki nii põnev kui see, mida te õppisite selle kuu aega. Nii et tore oleks lugeda, kuidas see mõjus teile. Just. Aga ma ei tea, tõmme otsad kokku. Nii, oota, 1 ots on siin, teine ots on siin ja... Ja, läinud. Otsad on koos. Olge tublid, ilusat sügist. Kohtume kontserditel ja etendustel ja plaadi peal. Nägudeni. Tšau. Nüüd on see piir.